käisin eile juuksuris, nagu te näete, ma olen mega blond. Ma arvan, ma olin nii blond mingisugune siis, kui ma viimati Eestis elasin, ehk siis 7 aastat tagasi. Ja siis, kui ma austid olin, siis ma värvisin nagu enda värvi, aga ma olin kunagi lumivalge blond mingi 7 aastat järjest. Ja ma olen nagu vahepealt riiputanud ja teinud blondimaks ja tegelikult see on minu loomulik värv, aga ma lihtsalt tahtsin värsket ja nagu natuke blondimat. Mul tuli äratus vahele ja siis mul lõppes video ära. Igal juhul ma ei veeda väga palju aega enam õues, ehk siis mul ei pleegi suvejuuksed ära ka. Mis ma olin mega tume vahepeal. Ja siis ma mõtlesin, et proovib väike värskus vahele. Ma ei teagi, kumb mul endale rohkem meeldib. Aga vahelduse mõttes on päris lahe. Ja nagu vaadake, kui lühikesed need juuksed on. Ja need on kuidagi sellised, ma ei tea, kas on sellepärast, et ma olen juuksurist tulnud, aga need on kuidagi palju rohkem kohevil ja neid on nagu palju rohkem. Aga võib-olla neid on sellepärast, et see väike hiiresaba siit alt sai ära lõigatud. Mis me siis täna teeme? Võtame neid täna enda tööpäevale kaasa või tegelikult mitte tööpäevale, laupäevale. Me lähme Soule poodi, aga meil on seal nipet-näpet asju teha, mis me oleme seal mingisugune 4 tundi. Ja siis me liigume, või tegelikult kõigepealt me lähme hommikut sööma Bertoldosesse, ehk siis linna kõige paremasse kohvikusse, kusjuures me eile rääkisin, käisin eile juuksuris. Pagarikoda, jah. Siis ma rääkisin, et mul ema tuleb, siis ta ütles ka, et ja siis lähete La Scalasse sööma ja siis lähete kindlasti Bertoldosesse, on ja. Nii et kui kohalikud on millegi üle siin linnas uhked, siis nad on La Scala ja Bertoldose üle, sest need on kohal, sest mingi oh my god, seal on kõige paremad saiakesed. Pean ütlema, et tegelikult Aussi pagarikodade kohta on Bertoldos isegi nagu rohkem kui lihtsalt Griffithis parim. Minu arust, kes Austraalias on käinud, siis minu lemmikasi on üks sausage roll. Bertoldoses on Austraalia kõige parem sausage roll. Ma olen seda arvanud, ma olen nii palju, ma olen igal pool söönud, kõige parem. See on päris hea. Üleüldiselt siuke suvalised pagarikojad, siis seal on sellised suvalised mõttetud asjad, et meil Eestis ikka on head asjad, on ja. Siis siin Bertoldoses on ikkagi nagu kõik ja seal on soojatoitu tegelikult, saad sealt soojaletist nii-öelda osta, seal on mega häid magusaid ja soolaseid saiakesi ja saad sealt tegelikult salateid ja vrappe asju ka. Nii et meil muidu on alati food prep, täna mul ei ole, mul on toit otsas ja mina pean omale lõunaks ka midagi vaatama. Nii et lähme kõigepealt sööme hommikut ja siis lähme Soule poodi ja siis vaatame, mis me ülejäänud päevaga teeme. Me tahame basseini üles panna, aga meil bassein lekib, nii et me peame hakkama auku. Peame hakkama basseinist auku üles otsima, nii et. Tšau, Smokey! Me tuleme varsti tagasi. Enda, mis hommikuks võtsid? Ma võtsin soojavrapi põhimõtteliselt. Mul lasti seal raudude vahel soojakse. Tomat, salami, sibul ja just. Mis sa võtsid? Ma võtsin klassika, sausage roll. Põhimõtteliselt meie võtsid nagu lihavirukas. Aga täna on viimane. No kui ma nüüd ütlen teile, mitu kraadi täna tuleb, siis te ei usu, et kui ma ütlen teile, et täna on viimane jahepäev. Aga täna on 39 kraadi. Ja tavaliselt 39 kraadi ei ole väga jahe. Aga arvestades, et meil tuleb umbes 5 päeva seal 45 kandis, siis täna on viimane jahepäev. Nii et saab veel õues istuda. Praegusel kell on 9:30. Minu arust ma vaatasin, et esmaspäeval on 9:30 hommikul. On äkki 35 kraadi sooja. 35 just. 45 ei ole. 9:30 hommikul. 9:30. Mina kuulsin, et kolmapäeval on 47 kraadi. Oleneb jah. Osad inimesed oleneb jälle, kus seal mis ennustust vaatad. Minu ennustus 46, kellegi 47, keegi ma oli 48. Mina olen 44 kõige rohkem tulnud. Nii et vaatame, kas tuleb rekord. No isiklikult tean 44 kraadi olen väljas olnud ja vaadanud rohkem, ma ei tea. Me oleme olnud 45. Ta võib olla 45, aga mina ei tea seda. Nii, ma näitan nüüd, mis ma söön. Mina söön tohtis olla. Lihavirukas. Bertoldoses kohvi ma ei soovita võtta. Vanasti hea kohvi teada ei olnud. See kohvi on nagu okei maitsega, aga see kohvi on nii kange, et see tekitab sihukest ärevust.
ma annan teada, kui ma selle ära joon. Ma tean seda, sellepärast ma väga lihtsalt kohvi ei võta, aga ma otsustasin piima võtta, nii et ma ei saa poes ka kohvi teha ja pala. Lihtsalt siis seal pead võtma latet. Latel on rohkem piima. Ja rohkem kaloreid ka. Nad avavad ka kell 10 ennast. Väga nulga rahvas avab kell 10. Jah. Ja nad avavad ka kell 10 ennast. Ei tea, kes kelle imeline pood see nüüd on. Ei tea, jah. Pood on avatud. Ja nüüd me siis, Hans võtab veel viimased posti ära. Ja siis me teeme pisu. Filmime showlehe avamise video ära, mida ma ei ole jõudnud siiani teha. Nii et tegelikult mul on üks hästi hea video, aga see on poe esimesest nii-öelda kujundusest. Nii et ma tahan teha siit, kus kogu poe kaader jääb ilusti peale. Nii et ma võtan selle sildi ära. Mina käisin siis süüa toomas, ma kohe näitan, mis siin on. Ja Hans teeb meil siin järgmise nädala toitumiskava poelisti. Kas sa tahad näha, Hans, mis sa oled väga üllatunud, kui sa saad teada, mida ma söön? Tuled vaatama või? Ma ei saa siin filmida. Nii, me oleme siin meie imelises tagaruumis. Kohe näitan, mis ma süüa ostsin. Mõtlesin, et nagu me rääkisime, et mul ei ole lõunat, Hansul on mida iganes. Minu lõunat said otsa. Ja siin keskustavast saab kohe mingit jama. Ma mõtlesin, ma ei söögi võib-olla lõunat siin, sellepärast, et ainult nagu mingi, mis see on, ebatervislikku toitu saab ja vaadake seda. Barababababa! See mingi kanasalat või? See on Vietnamis nuudlisalat. Väga põnev. See näeb ülihea välja. Avokadosalat, siin all on need riisinuudlid. Ma lootsin, et sa tulid snackbacki, et ma tulid snackbacki jamsu. Mis snackbacki? Ma tean, sa ei võtaks kunagi seda. See ei ole tervislik ju, me siin üritame toitumist jälgida. Ma tean, aga sa tulid nagu niimoodi, et mis ma tellin. Ma arvan, et see Vietnami salat on ülihea, sest ma olen ise ka teinud kodus kunagi. Kusjuures see on ülihea mõte, mida süüa teha tegelikult lõunaks. Jah, meil toitumist ka, meil ei ole. No praegu ka, aga muidu Vietnami salat. Nii et kui ma hakkan sööma, siis ma näitan teile, milline see seest välja. Ma lähen teen head lõunat sulle, ma lähen teen... Ma ei söö praegu, mul ei ole kõhti. Ma ostsin ära, sest ma kartsin, et äkki saab otsa. Sest need olid valmis. Ei ole head lõunat sulle. See on ka... Ma lähen teen listi edasi. Sweet chili. Tulin oma siia kuubikusse tagasi. Ma hakkan nüüd pilte sorteerima, ma tegin seal. Seal. See on minu väike fotobuut. Ma tegin seal pilte kõrvarõngastest ja nüüd ma hakkan siin sorteerima. Ma otsustasin, et ma ei viitsi seal tagaruumis passida, nii et... Brenda teeb ehteid oma tööpositsioonil. Mina lähen, vaatan äkki saab juukseid vähemaks natukene, nii et lähme vaatame, kas juuksule lisaaega on või ei ole. Nii, juuksuris käidud. Ma korra tulin siia poe taharuumi, et rääkida ja näidata teile, et samal ajal, kui ma olen siin poes tööl, siis tegelikult ma teen enda tööd ka. Ehk siis mul samal ajal lennukid lendavad. Siin näete, kuidas üks lennuk on hetkel pritsimas. Ehk siis samal ajal tuleb hoida silma ka lennukitele peal, vaadata, mis seal toimub. Suhelda farmeritega, suhelda pilootidega. Nii et siuke, kuigi on laupäev, siis töö käib edasi ikka, aga lihtsalt hetkel ma vist täna suudan niimoodi ära teha, et ma kontorisse täitsa ei lähe. Aga homme ma arvan, peame minema kontorisse ka mingeid asju tegema. Aga võt nii, et alati on siuke, või no mitte alati, aga vahest on nädalavahetusel ka ikkagi lennukid lendavad ja siis tuleb silma peal hoida see kogu möllul. Ja siin on minu Vietnami nuudli. Ants, tee lahti palun meisa. Salat. See näeb ülihea välja ju. Ma teile ei näidan, ma sõin kõrbeda riisikana salat. Ja see oli meil ette prepitud toit. Aga tegelikult oligi eilseks, aga Hans oli eile töö juures. Meil oli töö juures barbecue eile, nii et ma sõin seda. Aga väga hea kana. Väga hea kana. See oli lemongrass kana. On hea lemongrass. See on hea. Mul on kõht väga tühi. Aga palju see maksis musi? Saad mulle salfakat tuua? 13. Siin on. 13 ala või? Päris mõistlik ju. Väga mõistlik.
mis see on? Nagu siuke, vaata seda portsu. Minu meelest kommiraha eest saadud tegelikult. 13 olnud siin nagu väga. Proovime nuudleid ka. Ja mulle täiega meeldib. Me oleme teinud siukest kraami selle riisipaberi sisse, vaata neid Vietnami rolle. Jah. Riisipaberirullid. Jah, aga nagu põhimõtteliselt samad koostused ka, mis siin on, aga lihtsalt see on poolina. Hea. Ma mõtlesin küll, et tahaks satai kana. Kuule. Seda hakkame kodus tegema. Jah. Ma jätan su sööma, sest 21 pärast läheb pood kinni, nii et ma lähen panen postid. Mine panen postid ja tõmba alla, siis inimesed teavad. Sulgeme. See on juba, davai. Ciao. Ciao. Sealt aru selline käelagi on, eks ole. Ja lihtsalt avastasin neti peal. Siia kohta on tekkinud sõlm. Ma ei tea, kuidas see sõlm on tekkinud. Ja nüüd ma siin on pusid juba 5 minutit seda sõlmi välja saada, aga no ma ei tea. Nii, oleme poest tagasi jõudnud koju. Ja hakkame salvestama podcasti oma uues stuudios. Või noh, ma ei tea, me nüüd järsku viimast paar episoodi oleme siin köögilaua taga teinud, nii et vaatame. Reisime mööda maja ringi selle podcastiga, vaatame, kuhu jõuame. Brenda võttis Mäkist väikse kohvi ka, jääkohvi. Ja piima kaasas. Hakkame salvestama. Teate mis? Ma vahepeal unustasin täiesti ära, et me vlogi teeme täna. Ehk siis me tegime vahepeal podcasti. Lindistasime sisse Soulhe podcasti osa ja siis Hans ütles, ta on väsin, nii et ta teeb lõunaund kell 4 ja või mingi 3:30 või midagi sükast. Ja mina siis tulin trenni. Nii et ma käisin, tegin treppe veits kõigepealt, siis ma käisin ujumas ja siis nüüd ma tulin mullivannist ja nüüd ma liigun koju. Ja kuna ma algselt plaanisin jõukasse minna, aga siis oli nii palav, siis ma otsustasin, et ma lähen ujuma ka. Ehk siis mul õnneks on kõik ujumisasjad ja need on kõik ühes kotis. Aga mul ei ole siin plätusid ja ma ei viitsinud tosse jalga panna. Ja ma tahtsin näidata, et nüüd ma olen full aussi. Väljas on 40 kraadi. Ja ma pean kõndima paljajalu siin asfaldi peal. Väga valus on. Okei, siin parem. Ühesõnaga, aussid käivad kogu aeg paljajalu ringi, see pole üldse imelik. Nii et ma nüüd kõnnin paljajalu autosse. Aga probleem on see, et siit tuleb see. Probleem on see, et see asfalt on mega kuum. Nii et ma ei saa väga kaua siin olla ja ma pean jooksuga minema. Okei, siin on puuvari. Siin on natuke parem. Mul auto on seal taga. Pesus käidud. Ja Hans ikka magab. Ma ei tea, õues on mega paha. Õues on praegu tõesti mingi 40 kraadi. Et selle basseini asjaga ei saa tegeleda, aga kuna me homme teeme... nüüd on omaette küsimus, kas me teeme homme barbecued, sest liiga kuum ilm on ja basseiniga ei saa. Aga igal juhul ma pean tegema kanamarinaadi. Et kanasaslõkki homme teha. Eks ma mõtlesin, et meil oli plaanis minna homme hommikul teha see nädala shopping ära, et järgmise nädala toiduprepp ära teha. Aga ma mõtlesin, et õue ei saa minna, õues ei saa basseini millegiga tegeleda. Ma ei viitsi nagu niisama vedeleda ka. Ja ma lähen äkki käin siis hoopis poes ära, kuniks Hans magab. Nii et vaata, ma panen kreemi ära ja siis ma mõtlen. Armsad sõbrad, tere hommikust teile. Mina magasin 2 tundi, sest et ma olin väga väsinud. Peale seda, kui me podcasti lõpetasime. Igastahes siis Brenda helistas, et Brenda käis siis trennis ja poes. No küll ta teil on rääkinud, ma arvan, või näidanud või mis iganes. Ja siis ma läksin ülesse, aitasin tal just kotid tuppa tuua autost. Ja siis mul helistas üks mees. Et kas sa müüd autot? Mul on seal linnas, tee ääres on üks Holden, mis hetkel pärast teeme. Nii et lähme saame taga kokku, saab teha proovisõitu. Vaatame, mis ta ütleb. Võt, nii et teele! Ma reaalselt jõudsin just koju. Kuna poes oli nii kiire, või selles mõttes, et kell 7 pandi pood kinni ja ma jõudsin kell 6 sinna ja meil on uus toitumiskava ja ma pidin täpselt jälgima, mida ma ostan. Ma ei ostnud tavapäraseid asju. Või tegelikult ostsin, aga lihtsalt kogused. Ja ühesõnaga, ma siis võtan need asjad kotist välja.
ja võite arvata, palju see kogu gramm maksma läks ja osad asjad jäid ostmata. Osad asjad ostan Wooli, sest mingi teine päev. Igal juhul ma ei filminud poes ja ma nüüd just jõudsin koju, nii et ma käisin vahepeal trennis, siis ma käisin tund aega poes, ma käisin vahepeal kodus pesus ka ja ma just jõudsin koju ja nüüd keegi helistas Hansule, et ta tahab autot vaatama minna, nii et nüüd läks Hans just kodust ära. Nii et. Ja me reaalselt me podcastis ka just rääkisime, ma ei tea, kas see on 56 episood äkki. Me räägime küll siin sooliha asju, aga alguses me räägime sellest, et kas eile või üleeile siin samas lähedal tunni kaugusel. Austraalias on see väga lähedal, ehk siis see on põhimõtteliselt sama linn. Või nagu meie oleme nii-öelda see linn, kus me elame, on sellele nii-öelda tsentral, kus kohas inimesed käivad poes ja nii edasi. Ühesõnaga, siin samas lähedal oli, ma ei teagi, kuidas nüüd öelda seda, mõrv. Ühesõnaga, üks mees tulistas 4 inimest, kellest 3 said surma ja ühesõnaga ta on kadunud. Juba nagu 2 päeva otsitakse teda ja siis ühesõnaga kõik nii-öelda kõik pildid, asjad on igal pool üles pandud. Seda otsitakse, kohale on tulnud lisaks mõrvagrupp, helikopterid, lennukid, ühesõnaga kõik otsivad seda tüüpi ja Hans läks just autot näitama ja siis ma oli ka mingi, kas sa tead, milline see tüüp välja näeb, et nagu ma näitan sulle igaks üks pilti, et kui sa seda tüüpi näed, et siis tead, et see nagu ühesõnaga, siis ma just näitasin Hansule pilti, kui ta ära läks. Nii et ühesõnaga see tüüp on kadunud, või ta ei ole kadunud, ta põgeneb ja need politsei helikopterid ja asjad on siis Hansu töö juures, nad nagu õhtul panevad oma helikopterid ja lennukid sinna. Nii et Hans on selle politseiga ka kontaktis. Nii et hetkel, mida meie teame, on see, et teda ei ole kätte saadud ja minu meelest, eile oli reede, võimalik, et see toimus eile või oli see neljapäev, igal juhul üks päev, kui ma trennist tuli, mul sõbranna helistas ja rääkis, nii et võt, aga ma hakkan nüüd asju lahti võtta. Täna õhtuks me teeme oma lemmikut krevetipastat, kuhu sisse läheb siis põhimõtteliselt terve see petersell, krevetid, pasta, tšilli ja küüslauk ja valge vein ja see kokku ja ülihea. Ants jõudis koju. Mul on siuke tunne, et me oleme teinud enne ka vlogi, kui me auto maha müüsime. Eks me teinud vloge? Ei. Igal juhul minu meelest on olnud niimoodi, et ühe auto või nagu me oleme kõik autod niimoodi müünud, et tuleb vaata ja siis ostab ära. Me ei ole näidanud mitu korda autosid ju. Vist ei ole olnud, jah. Alati on olnud nagu tulnud ja ostnud ära. Nii et ma ei näidanud mitte põhjusega seda hullu pilti sulle, et olidki sealt pärit inimesed. Jah, sa rääkisid seda või? Ja ma natukene rääkisin sellest. Ja, aga seal oli ühel vanal härrasmehel, 82-aastane noored inimesed olid tema auto ära varastanud ja põlema pannud. Nii et tal oli täpselt sama auto, ainult 2008 aasta oma. Kui kahju, kes teeb niimoodi? Nii et ta nüüd sai kindlustuse käest sai raha kätte. Okei, istu ja istis auto. Kas ta rääkis ka midagi sellest? Ei, ma ikka rääkisin, jah. Küsisin seal, et ütlesid, et mingi 2 päeva tagasi ei tohtinud, et nad ei tohtinud isegi tööle minnagi. Ma tean, et lockdown oli terves linnas, jah. Ja et nad ikka vist otsivad, jah, aga ta ütles ka, et kui see vend nagu seal bushis on, et just nad teavad seda inimest. Ütles, et tal ei ole mingit probleemi seal bushis nagu elus püsida. Ju siis on nagu siuke võib-olla mingi matka või mingi kämpingu vend ka vaata lihtsalt. Okei, et teavad ka seda inimest siis. No see on väike koht, jah. Lake Jellico on jälle mingi 4 tänavat risti. Lake Jellico elab mingi 500 inimest, ma arvan. Väga crazy. Nii et jah, ei, väga toredad inimesed olid. No tore! Eriti korras päev, auto sai ka maha müüdud. Pulmafondi esimene papp. Teine papp, jah. Nii, ja on kätte jõudnud õhtusega aeg. Täna teeme siis kreveti, pasta, peterselli, sibul, küsla, parmesan, natukene veini kokale ja natukene veini läheb pärast pasta sisse ka. Siuke kerge mõnus pasta laupäeva õhtuks.
ja muidugi oma aia väike kuivatatud tšilli läheb ka pasta sisse. Ma kõike vist ei pane, panen siukse pool tšillit ka ära. Ja smokile väikesed churrod ka. Praegu valime, millist maitset anda. Siin ta on, meie krevetipasta veinivõigastmes, kõmdi. Söögi tegemise kõrvale Brenna tahtis näidata oma lemmik uut ostu. Nagu vaadata, kui lahe see on. Nagu see on nagu jah, sellega peab puhastama, aga kui siin solbertad, siis teed lihtsalt väike mopp. On siuke väike mopikene. Üli ja Kmart $4. Ühesõnaga, seda ei pea nii palju tegema tegelikult, aga mulle väga meeldib, teed siit äärest niimoodi. Ups. Vaadake, tal on sealt ja, kõik on märg veel tal tegemata. No sealt me koristame, millest tahtsin räägida. Pussu, oled valmis churroks või? Ja nummi sa oled. Sa oled nii tubli, ootad oma churrot. Hans annab sulle enne tableti ära. See ei meeldi sulle, ma tean. Aga siis saad churrot ka. Ja nüüd churro aeg. Puss. Tule. Jaa, kohe annan sulle. Nii maitseb sulle, jah. Me vist unustasime eile oma vlogi lõpetada, mul on siuke tunne. Nii et, ja me korra rääkisime, võib-olla teeme üldse nädalavahetuse vlogi, mitte lihtsalt laupäeva. Nii et on püha päev, ma ei tea, kas Hans on juba vloginud. Mina tegin telefonis mingeid asju, jõin kohvivoodis, väga tore, siuke pikk hommik oli mul tund aega vedelesin seal voodis. Ja nüüd ma olen ujukad selga visanud, Hans on tegelenud basseiniga, kus oli mingisugune 30 auku veel. Ja tal on lootust, et see bassein... Okei, siin on muusika. Tal on lootust, et see bassein siis nagu peab, ta parandas neid auke seal. Minul nii palju lootust sellel ei ole, ma arvan, peame uue basseini ostma. Nii et me siis, ma ei tea, ta täitis basseini ära ja nüüd me siis 2 päeva vaatame. Meil on niikuinii long weekend, meil on pühad, meil on homme on Australia Day. Ehk siis me oleme mõlemad kodus ja isegi kui midagi täna peaksime tellima, siis ega see enne teisipäeva üles ei panda. Nii et, või tähendab, välja ei saadeta. Nii et me ootame siis homseni ära, kas see bassein peab või mitte. Siis me tellime uue basseinis. Ma tahan, et enne kui mul ema siia jõuab, on meil bassein valmis, et me saaksime basseinis ulpida, kui me siin oleme. Ja vot, nii et mina ei tea. Hans on terve hommiku seal basseini juures olnud ja sa oled vlogid ikka teinud või? Ei näidanud teile midagi. Kuidas auke parandasid ja värki? See oli juba... oli üpris keeruline üksi, aga... Miks sa mind appi ei kutsunud? Magasid. Tahtnud sind äratada. Ma pidin niikuinii olema, sa ei pea peapäeva hommikul kell 6:30 üleval olema. Aga lähme vaatame. No lähme. Väljas on juba mingi 40 kraadi, jah? Siin ta on. Okei, vaadake seda külge esiteks juba. Nagu auk. Ma ei tea, kas siit on näha ka või? Ikka on, jah. Siin on augud olnud. Ja siin on reaalselt nähtav auk. Ma ei saa, kuidas nad tulid? Huvitaval kombel siin külje peal, teiste külgede peal ei olnud auke. Ainult siin külje peal. Huvitav, miks? Mulle tundub, et sealt vooliku alt praegu lekib. Ja ei, siit natuke lekib, aga see ei ole hullu. Mis mõttes? Ma teen korda, Brenda. Aga see on nii külm vesi siin, et ega me siia minna. Issand, ei olegi. Kuidas see võimalik on? No ega see... Väga rets on siin autos. Auto näitab 44 praegu, hartas see on see aasta teil kaitse käes lihtsalt. Käisime Kmardis ja toidupoes. Kmardis ei olnud midagi, nii et paniks, sest siin on nii palju rahvast. Ütlesin linna peal, siin on väga palju rahvast. No nii, panin siis
saime... Need on tegelikult ostetud juba, aga ma ostsin teipi ka. No vana hea ukse äärest leiad igast lähedaid asju. õuevaip. Vaiba. $15, mis on 9 eurot või? Siuke. Idekas.